et ma tunnen, et minu roll ühiskonnas on see, et nagu kõik võimalikud asjad, mis te ütlete, ma tahan, et nagu minu argument jääb peale, vaata. Nüüd on ainult üks asi, mis on lappes, ma öeldakse kogu aeg igal pool, et umbes ma olen nüüd nagu vana, et ma ei ole enam mingi seksikas. Kes seda ütles? Igal pool TikTokis, et ma olen mingi vana. Et umbes enne ma olin ilus. See, kuidas sa postitad natuke, sul on nagu natuke ma olen see vana inimesed, ma olen... Kallid sõbrad, hundikutse episood, ma ei tea, aga mul on külas Eesti rahva kõige vihatum amet peale poliitikute või vägagi samal positsioonil on suunamudijad, sest teie oletegi suunamudijad. Või teil on kõrvalt ka nagu mingi töö, mis nagu toetab. Vaata, see on see sama kontseptsioon, et ma ei pea suunamudimist päris tööks, aga nagu... Ei pea. Mina teen seda täiskohaga. Mina ei pea ennast suunamudijaks, ma lihtsalt olen postitan ja kui keegi tahab mind nagu toetada ettevõttena seda tehes, et siis ma hea meelega võtan raha vastu. Nagu. Okei, aga sina pead suunamudimist päris tööks? Kas ta nüüd päris töö on, aga ta on töö? Fake töö. Minu käest ka, nagu seadus samamoodi sätestab, et kui sa teed midagi kellegi või millegi nagu heaks ja saad selle eest tasu, siis see on töö. Ja. See on käsundite asjaajamine, aga nagu selleks. Et ühesõnaga, see on ikkagi töö. Täpselt samamoodi samas nagu, ma ei tea, kuidas siis näiteks poliitik olemine on näiteks, sa ju räägid lihtsalt midagi. Tõsi. Noh, sellisel juhul sa räägid inimestega, sul on kaamera, meelelahutus, kas see on töö? Et miks inimesed arvavad nagu seda, et me peaks justkui olema mingi 19. sajandis, kus nagu töö tegemine on ainult see, et sa umbes mingi kuradi pakendad mingeid asju, et see on nagu päris töö või ehitamine. Igal juhul, kallid sõbrad, Mari-Liis Kaer, kus meie sinuga esimest korda nägime? Pole näemugi. Ma ei tea, ma pole sinuga tegelikult päriselt nagu isegi meil ei ole päris vestlus kunagi olnud. Sest et ma ei tea, kas sa tead, kes ma olen. No kuniks ma tegin lõpuks seda Mimmuga muus moletsen, et sa vist nüüd tead, kes ma olen. Aga... sa hakkasid follow mind. Sa unfollow visid mind. Ma ütlen ausalt, mul ei ole mitte kellegagi olnud, muidugi kõik oma mehed ka, aga kellegagi olnud nagu seda streaki, et nagu ma ei tea, ma ei pea järgi, kas ma follow või mitte, sest nagu ma sinu puhul ei saa siiamaani aru, kas sa mängid nagu heade poolel või halbade poolel. Kummad on heade poolel. Minu poolel on heade poolel. Või sa oled nagu halbade poolel, kes teevad teistele raha eest haiget. Ma ei tea seda. Ja sina oled haiget tasuta. Nii et sa oled nii lihtne. Ma ei tee kellelegi haiget, mina lihtsalt kajastan. Ma teen sama tööd, mida sina teed. Ta informeerib rahvast. Ma tänan. See on ühiskond Me pärineme samast maapesast. Päriselt või? Kus kohast? Ei, see on maapesast nagu snip. Maapesa, kui maakohast. Ei, see on maapesa. Aga teie tunnete oma vahel? Jah, enam-vähem. Jah, enam-vähem. Nii palju, kui need PR-üritusi on, siis nii palju tunneme. Me kipume samas nurgas istuma. Kas nende PR-üritustega teil on vaata veel see faas ilmselt, et need on mingi hästi huvitavad, et mingi tasuta tooted ja siis saad mingit, ma ei hakka ühtegi nagu ettevõtet maha tegema, et saad nagu mingi tasuta pokaale seda vahuveini ja see on täpselt samad inimesed alati ja keegi esineb ja siis on mingi story'd ja... Nagu jälle mingi ühe roosa ilupoe mingi 6. sünnipäev, täpselt samad tooted on kõik sul seal kotis. Nagu, kas see nagu täidab või? Sorry, ma kõlan sult ülbelt, aga kas see nagu täidab või? Ma ei tea, ma ei käi väga nii paljudel. Või no, selles valikuliselt. Ma mõttes ka valikuliselt ikka kõigele nagu ei viitsi ju kohal. Ja samas on täpselt süke, et kui sa ühe korra ütled mingile nagu kambale ei, siis it's goodbye forever, nagu nad ei kutsu sind enam uuesti. See probleem oligi vist, ma arvan nüüd. Mina täheldan täiega tihti seda, et kui sa isegi mingi mega sõbraliku kirja kirjutad vastu mingit sorry, et ma ei saa, et mul on mingi koolipäev täna või midagi taolist. See töötab ju reaalselt, kui mina ütlen kellelegi, et mul on ülikool, siis nad nagu kõik kuidagi on chill sellega, et sorry, ma nii tahaks tulla, et ma on ülikool. Tegelikult ei ole.
aga ma olen veel nii ülbe, et ma olen nagu, et ma ei saa tulla, aga et ma nii tahaks seda pakki ikka saata. Ehk siis I get the best of it, ma ei sinna minema, ma olen mingi kodus veterani meal prepina, siis nagu pakk tuleb, aga samas nagu neid tooteid, need on ju alati täpselt samad tooted, ma ei saa jällegi nimetada, sest nagu noh, ära sitta sinna, kus sa sööd. Ma ei tea, kellest sa räägid, et sa pead nimetama. Ma küll samase produktiga kord ei saa, nii et kellelt sa neid pakke saad? No ikka need PR need ju. Ma ütlen sulle pärast, et ei saa, ma ei sinna, kus sa sööd. Oota, ühesõnaga. Aga mis teie nagu taust on? Sina oled ju noor vist mingi 23 või? 22. 22? Jaa. Ma vaatasin ka, et nii thanks, ma olin su close friendsides mingi. Ja sa oled praegu ka? Ma panen sind tagasi enda omadesse. Sa võtsid ära mind või? Ma olen aru saanud või? Ma ei saa sind usaldada. Ma ei ole kunagi, ükskõik kelle close friends ma ei ole kunagi kellelegi rääkinud. Saad aru, ma isegi öelnud oma sõpradele, et ma olen, oh my god, ma olen Brigitta close friendsis. Siis ma panen sind kinnad tagasi, sa ei kujuta ette, mis kõik mul seal toimub. Mul on praegu ausalt need story time'id meestega, vaata. Ma mõtlesin, sa lihtsalt, ma ei tea, fell off või ei, mul on niuke, ausalt, see on story time of ages nagu. Ühesõnaga, 22 koolis ka oled ka käinud või? No arvad siis gümnaasiumis käisin, see aasta plaanin minna ülikooli. Ma tegelikult olen läinud mitu korda ülikooli, aga ma läksin õppima kõigepealt IT-süsteemide arendust. Siis palun kirjelda seda valikut. No mulle väga meeldivad reaalained ja ma olen matemaatikas väga hea enda arust muidugi. No nüüd enam ei tea. Ja siis ma läksin reklaami õppima, siis ma sealt tulin ka kohe ära, sest ma sain aru, et mul ei ole vaja otseselt seda. Ma teen seda, vaata. Siis see aasta ma mõtlesin, ma lähen kuhugi TalTechi mingi inseneriteaduskonda ja praegu ma õpin ka floristikat, siis ma nagu oskan nagu teha midagi kätega ja nagu midagi muud, päris haridus ja siis see, mis mulle meeldib teha. Issa, kui tore, võt see on nagu tõesti üli hea eeskuju noortele. Thanks. Vau, ja sisse saamine saab olema... Ei, no mul on olemas kõik punktid, et vaja saada, nii et kõik on hästi. Ma nüüd ära ei saanud seda siin. Nii, ja sina, ma ütlen kohe, kas ma kujutan ette, kui keeruline sul võib eksisteerida Eesti Vabariigis, kui ma toon välja fakti, mille sa oled ise välja toonud, et sa oled homoseksuaalne. What? Kus sa seda kuulsid? Sa oled ise öelnud seda? Kus? Ei ole öelnud seda? Ei. Mulle öeldi toimetuse poole pealt, et see on nii. Palun vabandust, kui ma lõikan välja selle. Näidake nüüd ette, kus see? Ei, lõikan välja selle. Vabandust. Ei, see on jäta minu eest, ma ei tea. Ma ei ole mitte kunagi mitte kuskil avalikult enda orientatsioonist otseselt rääkinud. Palun vabandust, mul on vale info. Et mult pidevalt küsitakse, üritatakse seda nagu homoseksuaalset. Palun vabandust, ma tõesti ei teadnud, tõesti. Ei, see on nii jabur, lihtsalt see on tõesti nagu hea sissejuhatus, et see on nagu, ma ei tea, kogu aeg üritatakse nagu tembeldada, mina ei ole kuskil seda nagu kinnitanud. See ei ole, jaa, ma nii ehmatasin praegu, liiguma, sa naerad, kui on. Ma tahaks nüüd näha, et kus see klipp või nagu see kaader on, et kus ma seda ütlesin nagu. Ei, kui ma rääkisin, siis vaata, ongi see, et mul on lihtsalt vale info. Tead, mis seda mitte ükski inimene ei pea ennast kunagi identifitseerima tema nagu seksuaalseid vaateid. Palun väga vabandust. Aga ikkagi palju seda selles mõttes arvatakse küll ja see ka, et sinu nahavärv. Eestlased on teada-tuntult nagu vihkavad teatud rasse ja kuidagi on väga mitte meelestatud, kui see oleks ka tõsi. Sa saad mu küsimusest aru, eks, et ma kindlasti ei ürita sind rünnata. See läks hästi pikaks küsimuseks muidugi, aga... Ja, aga ma loodan, et sa saad aru, mida ma üritan küsida, et sul võib olla väga keeruline, sest keskmine inimene, kes sind TikTokis vaatab, tembeldab sind selleks 2 asjaks. Mari-Liis, toeta meid, mul on õigus, keskmine inimene teeb seda, eriti TikTokis, kes on nagu mingi eriti vihane inimene nagu. Kuidas ongi päris ühest inimest. Ma ei tea, kas see teeb mu elu kuidagi nagu keeruliseks, et see ei ole kindlasti sõna nagu ebameeldiv, sest mina ju ometagi lihtsalt eksisteerin ja inimesed üritavad kuidagi minu nagu eksistentsile mingit, ma ei tea, mingit narratiivi külge panna, mis on võib-olla lihtsalt siuke... Ma ei tea, kas see teeb elu keerulisemaks võib-olla, jah, aga ma ei tea, saab hakkama. Aga kas sa oled alati olnud siis nii enesekindel? Et sind ei huvitagi, mis keegi arvab nagu? Lihtsalt ma mingi hetk, ma sain aru sellest, et vahet, et kas mind huvitab või mitte, et see nagu ei muuda väga enam midagi, et ma ei tea, ma olen üritanud küll nagu sõna võtta nendel teemadel ja asjadel ja olla midagi ka toeks võib-olla nagu teistele inimestele, kes võivad avastada ennast siukses nagu samas olukorras või nagu ma ei tea, elu teel või mis iganes. Sest kõiki inimesi kiusatakse, see on täiesti kindel, kui sa natukenegi kuidagi särad rohkem, siis kõik inimesed saavad sõimata.
mina olen just, ma näen, et ma olen nagu mingis mõttes nende heiteritega võidujooksnud ja jooksen ka, mulle meeldib nagu, et keegi ütleb mulle loll või, ai, sa tead kohe, mis ma teen, keegi ütleb, ma olen paks või, kuradi fit model lava, kõik need asjad, mis öeldakse, et ma tunnen, et minu roll ühiskonnas on see, et nagu kõik võimalikud asjad, mis te ütlete, ma tahan, et nagu minu argument jääb peale, vaata. Nüüd on ainult üks asi, mis on lappes, mulle öeldakse kogu aeg igal pool, et umbes ma olen nüüd nagu vana. Et ma ei ole enam mingi seksikas. Kes seda ütles? Igal pool TikTokis, et ma olen mingi vana. Et umbes enne ma olin ilus. See, kuidas sa postitad natuke, sul on nagu natuke ma olen see vana inimene, mul on päris elu tulnud vahele, vaata. No, privaatsuse värki. Ma ei ole enam see, kes ma olin mingi kaklen nende inimestega. Ma olengi vanaks jäänud vist. Ma ei tea, mul on just vastupidi. Ma ei tea, kas sa oled näinud seda või mitte. Ma nägin sind üks päev jõusaalis MyFitnessis ja ma olin oma sõbranaga koos seal ja ma reaalselt ma jäin nagu vahtima nagu mingi loll. Aga samas ma jäin kogu aeg inimesi vahtimas. Ja ma ei tundnud sind nagu ära. Ma olin sind viimati näinud vist mingi La Ecuadori ühel üritusel mingi aastat tagasi ja see räägid nii nagu erinevaselt teistsugune välja. Mõtlesin, et mu sõbrana mingi, kas see on see? Ma mingi, ei ole. Ja siis ma läksin hiljem su Instagramist vaatama ja siis ma kirjutasin selle ka, et minu hästi issand, et vähemalt see võrdluspunktiga, et ma ei olnud ise sind hästi kaua näinud, ma ei täiesti mingi okei, et nagu täiesti nagu 180. Füüsiliselt kuidagi üldse nagu olemused ennast, ma olin siuke, okei. Ma ei saa nõustuda selle vana värgiga nagu, aga samas võib-olla, kui sa mõtled seda, mis sa nagu täpselt sellega mõtled, kuidas? No. Et mu postitamisstiil on muutunud või? Ei, TikTokis sa postitad nagu millennial ikkagi. Aga I own it, mulle meeldib see nagu. Ma ei ole su TikToki näinud. Sest sina oled riides, vaadake, tema jalanõud on täiega Gen Z, lubutoonid ongi millennial täiega, ma olen nõus, ma olen riides ka nagu millennial, aga nagu ma ei tahagi olla kuidagi veel seal, et ma olen nagu nii popp ja noortepärane kuidagi. Sa oled ikkagi popp ja noortepärane, sest sa postitad nagu millennial, aga popp ja noortepärase inimesed jälgivad sind. Sest ma ise tunnen ka, et mul hakkab vaikselt tekkima see, et ma ei oskagi Gen Z-ga nagu kuidagi kõneleda, vaata, et millest me nagu rääkima peaks. Sest milline on Gen Z, nagu millest te räägite omavahel sõbrannadega? Kõigest. No näiteks. Meil ei ole nii palju mingid, kes mida ülikoolis täna tegi, on ju. Meil on need teemad, äriline kasv ja mingi bla-bla-bla, mingi võiks seda teha. Aga nii räägite teist inimesed ka, on ju? Muidugi ma räägin gossipist, nagu sa räägid ikkagi minuga, on ju. Nagu ma ei tea, mida teised inimesed teevad. I love gossip, on ju, igasugune gossip, on ju. Sa oled nagu väike mallukas. Ma tunnen, et ma olen segu teist mõlemast ikkagi. Mina mallukas, meist ei saa segu olla, sest me oleme tegelikult väga sarnased. No ma olen siin ja ma saan teie mõlemaga väga ma saaks mallukaga ka üli hästi läbi. Ma tahan eeter lihtsalt. Sest ma olengi, ma olen tugev. Ma võiksin mega hästi läbi saada temaga. Ta teeb nalja hästi, ma eeldan. Kuskil kellegi stories nägin, et ta tantsis nagu see Joel Juhma. See on täiesti naljakas. Et me saaks nagu läbi. Ma kujutan ette, kui me koos pidu paneks, see oleks nii täiesti kohutav nagu. Aga meil lihtsalt tavapäeval oleks millestki rääkida. Aga nii, gossip. Mis praegu Eesti mingi hot gossipid on üldse? Ma tulen ka vahel mängu või? Ikka tulevad, muidugi tulevad. Mis gossip mu kohta on? No praegu ma ei tea, nüüd see Close Friendsist ära võtsid, no ma ei tea enam, mitte ma räägiks. Mis goss on Eestis praegu? No praegu, eile ma lugesin seda Malluka artiklit, kus ta Märteniga tülitseb. Kas sa arvad, et see ei ole raha nimel tehtud või? Maksumüür, oi, nüüd me lepime ära, inimesed jälle vaatavad, sest et nagu neil on vaja ju nagu sa eeldad, et inimene on nii pahatahtlik. Mida? Sa eeldad, et on nii pahatahtlik. Mina eeldan alati... miks küll? Mina eeldan kõigis vaata head ja mina oletan ka, kui sa postitad, et sa tahad jagada. Ma ei eelda seda, vaid ma ütlen seda, et see võib olla variant. Kas see ei tulnud kellelgi pähe või? Mina ei mõelnud sellele absoluutselt. Nüüd, kui sa ütled seda, siis võib-olla, aga ma ei tea, ma ei usu temast seda, nagu miks tahata oma suhet üldse niimoodi avadlikult ja siis nagu negatiivses valguses ka veel vaata. Niikuinii inimestel Märten nagu nii väga ei istu ka vaata. Siis veel nagu inimesed saavad öelda, et ma ütlesin, et see Märten on jama ja... Ma arvan ka tegelikult, et pigem ei ole nii, et ta ei ole nii mastermind. See on pigem miski, mida ma teeks. Sa mõtled enda mätta otsas. Aga mis ma mõtlesin see, et seda ma olen küll õppinud ja näinud, et suht peab nagu valima, et kas sa oled nüüd suhtes nagu Eesti rahvaga ja oma jälgijatega või sa oled suhtes ühe inimesega. Sest kui sa lubad tõesti nii palju inimesi oma energia välja arvamustega, see hakkab mõjutama ja see ruineerib suhet. Vali ära. Ja see on ka põhjus, miks mina näiteks, kas sa tead minu suhteelust midagi? No, ma tean, et sa karisid kuskil bowlingus just hiljuti.
see oli ka ikka tobe tegelikult. Ma vaatasin ka seda videot, ma olin nagu, issand jumal, et ei ole vaadanud. Ma ei taha. See ei ole mitte midagi hullu, issand jumal, valjuhäälsed inimesed mõistavad väga hästi seda, et nagu lihtsalt, eriti kui jook on natuke sees, siis hakkabki kilkamine pihta. Ma ei saa aru, mis on nii hullu, miks sellest vaja mingit tervet uudist teha ja filmida seda. Ma ei saa sellest ka aru. Eestlaste puhul ma ei saa sellest aru tõesti, miks sa nagu mingi filmid, miks ma ei tohi olla mina ja särada ja miks sa ei või öelda, et ma oleks vait, kui see ületab sinu mingit mis iganes vaikuse soovi. Ja millest ma ei saa veel aru, millest kindlasti teie mõlemaga saab rääkida. Miks seda viha teiste inimeste vastu on nii palju, mida just TikTokis välja elatakse? See on nagu prügikasti. Mida? Ma olen ka midagi TikTokis, mis mulle ei meeldi, ma olen ka mingi fuck jah. Kirjutad ka või? No, suht tihti, jah. Päriselt? Ma ei tea, jah. Aga seal on üsna palju ebameeldivat selles mõttes minu meelest. Minu meelest TikTok on võtnud siukse nagu koha ka, et eestlaste kolmnurk steroididel täiesti. No ma ei tea, sealt nagu on võimalik nagu eemale ka muidugi hoiduda sellest eestlaste kolmnurga vaibist nagu, aga selles mõttes ma ei tea, seal on suht palju kringelit nagu. Kelle videot all sa heidid siis? Ma tahan ka teada. Sõltub, ma ei tea. Saatsin loositädi pimedasse kohta üks päev. Mulle loositädi meeldib. Ma ei saa, need inimesed on nii armsad mu arust. Ma ei vaata ühtegi neist, nii et ma ei tea. Mina loositädi vaatan. Vanasti ma vaatasin ta loose iga õhtu. Sa sümpatiseerid siis kriminaalidega, kes peksavad enda lapsi, väärkohtlevad loomi ja kellel on lapspornograafia levitamise eest rekord. Loositädil on sellised süüdistused? Jaa, kriminaalsed karistused. Et minu meelest see ei ole väga armas, aga... Vabandust, ma ei teadnud ka seda. Mina ka ei teadnud. Päriselt ka või? Ma olen kohe see riigi teatas. Okei, selle ma olen nõus. Kas peaks olema niimoodi, mis sa arvad? Kas peaks olema selline seaduse muudatus, et kui sa oled näiteks nagu ongi teinud nii palju kriminaalseid mingisuguseid tegevusi ja sa oled süüdi mõistetud, et sul võiks ära võtta see võimalus nagu ühiskondlikult avalikult oma sõnumit jagada? Ma ei näe, kuidas see võimalik oleks. Ma olen sinuga muidu koolikaaslased, ma ei tea, ühe korral olen koolis ka näinud. Ta on ülikoolis või? Jah, ja siis me õpime samal alal ka. Aga ma arvan, et kõige õigem oleks sellised inimesi võib-olla eiratarist, mitte anda neile tähelepanu. Kuivõrd sina arvad siis, et pigem kirjutada nagu halba? Kas just halba, ta mingil põhjusel otsustas nagu minu kallal lampi võtta ja siis ma kirjutasin ka talle umbes, et ma ei tea, et kui ma oleks nagu sellises seisukohas, et siis ma võib-olla ei leiaks, et see on õige nagu hukka mõista nagu teisi inimesi, kes I don't know. Aga jah, veits on siuke, et kui keegi on juba näidanud, et tal mingi elementaarne lugupidavus sinu suhtes puudub, et siis kui see inimene võib-olla ise ei vääri elementaarset lugupidavust enam, siis et miks ma peaks ennast nagu tagasi hoidma? Siin ongi vaata, mis sina arvad, kas sina oled pigem see inimene, kes ütleb vastu või see, kes lihtsalt kuidagi hoiab eemale? Ma olen igas olukorras pigem. Ma olen 100% see, et kui on midagi öelda, millel on päriselt alus, siis miks vaikida nagu? Jaa, ka variant, väga-väga huvitav. Kui ma arvan, et lugejad või vaatajad samamoodi mõtlevad kaasa. Oota, minu draamadega oli, siis ma olin sinuga viimati seotud see autoasi, sellega ma autos. Nüüd. Autoasi. Mõlemad siis tagasi. Ja oligi see, ma mäletan, et ma mingid aega saatsin sulle skrin. Siis kui mind huvitas see, et kõik peavad teadma, kus on tõde. See on nii oluline. Kui lõpuks on ikka see, et ükskõik, et mu võivad olla kõik need skriinid. Ja nagu kõik see, et nagu palun uskuge mind, siis inimesi esiteks nagu neid ei koti. Ma olen enda maini juba anyway kujundanud, et ma olen umbes mingi mõrd on ju. Ja ongi see, et ükskõik isegi, et keegi konkreetselt sõidab mu autos sodiks ja tunnistab seda, siis mina olen väärt, sest ma raha küsin selle eest nagu tagasi. Sest me kõik teame, et PSA-l on raha. Tal ei ole õigus küsida ka võlga tagasi näiteks. Ehk siis ma ei viitsi nagu sotsiaalmeediaga nagu võidu joosta, nagu ma ajan seda asja kohtus. Küll aga sotsiaalmeedia viimasel ajal kuidagi minu jaoks nagu oma rolli muutnud. Sellel määral, et minu jaoks ma olen tagasi tulnud ise just nagu nii-öelda päris töö tegemise juurde. Okay. Kas te näete ennast ka kunagi sinna arenemas, et kas sotsiaalmeedia on miski, mis käib sinuga nagu terve su elu kaasas ja see roll nagu muutub ajas? Või see on nagu faas ja kunagi sa tahad minna päris tööle? Ei visualiseeri ennast nagu tööd otseselt tegemas. Aga... see on lihtsalt parim, selle võtame välja. Aga
ma ei tea, ma postitan ja nagu toimetan ja olen seal lihtsalt seepärast, et see on pigem nagu hobi minu jaoks. Mul on hea meel, et kedagi nagu üldse huvitab ja ma arvan, et nii kaua, kui kellelgi on huvi. Ausalt, mul on mingid faasid, kus absoluutselt kellelgi ei ole huvi, nagu mingi null vaatamist, mis iganes, siis ma ikka seal mingi, ma ei tea, keegi ütleb halvasti, siis ma vastan kommentaaridele, siis vaata, et sul on see, et sa ei viitsi sotsiaalmeediaga võitu joosta. Mul on 100% see mingid, sa ütlesid mulle pede, davai, ma teen sulle video responsi ja kujutan, et hoopis sina oled pede. Nii kaua, kui see must endast sa saad dopamiini nagu, sealt ühesõnaga. Ei, ma ei tea, see ei võta mult nagu tükki välja või kuidas ma tean, et ma ei tunne, et see nagu koormaks mind, see ei ole mu jaoks kuidagi nagu raske, samuti kui mul on midagi öelda, siis ma ütlen nagu, that's it. Mis te arvate, mis paneb inimesi sotsiaalmeediat jälgima? Millised inimesi jälgitakse? Omapäraseid isiksusi, ma ei tea. Mina vaatan inimesi sellest, et ma tahan võib-olla mingid lisaperspektiive saada, et ma ei taha liiga nagu ühes seisukohas kinni olla. Mulle meeldib, kui ma nagu saangi näha, mida teised inimesed arvavad, kuidas teised inimesed reageerivad mingitele asjadele. Iga kord, kui mingi skandaal on, siis sa näed nagu ka mingid 5 erinevat seisukohta nende asjade pealt, et ma leian, et mul on võib-olla tihtipeale raske ise otsustada, mida ma päriselt arvan, kuni ma olen nagu mingid teisi seisukohti näinud. Ja. Aga näiteks minu nagu Eesti skandaalide puhul mul on sellepärast igav, et ma olen probably ise osaline. Aga nagu välismaa skandaalide puhul minu arust ka see on nagu nii hea meelelahutus, et näiteks te olete kindlasti vaadanud Blake Lively ja see Justin Baldoni ja siis see mingi Bill Better või need, kes panevad full mingi update ja ma olen selline tunne, et see ongi ju meie ajastu nagu televiisori vaatamine, see, et keegi postitas, sa vaatad need erinevad perspektiivid, kumma poolt oled selgelt ju selle mehe poolt, sest et kõik need nagu tõendid. Ma olen selle mehe poolt otseselt, aga mulle lihtsalt meeldib Blake Lively. Issa mulle ka üldse meeldib Blake Lively. Ta annab feiki vibe'i küll see, et ta mingi picture perfect princess nagu. Ma olin ka see mingi plantation marriage princess. I knew I didn't like her after that. Aga kes veel on see, kelle kallal on veel mingid need... Hailey Bieber praegu. Mis seal on? Ma natuke korra, ma pidin siia tulema. Ta on reaalselt mingi stalker olnud terve elu ja siis ta kogu aeg teeb järgi seda Selena Gomez. Samas mulle see Selena ka ei meeldi. Mulle Selena meeldib. Ta nüüd ei meeldi mulle eriti, sest et ta on siuke kähisev ja paistes. Ja I know, et tal on mingi meditsiiniline asi, aga see ei muuda seda, kuidas ma hetkel tema kohta tunnen. Võib-olla ma jõuan sellest kuidagi nagu kaugemana. No mulle seda uus mees väga ei meeldi, aga mulle Selena mulle ise see Benny Blanco. Ta ei, Ootage, kes on sotsiaal... Mulle meeldib täiega see üks paks poiss, kes käib kuhugi peol. Teate küll, see, kes on mingi... See, kes on mingi, ta paneb püramiidi kõiki asju. Blond mingi... Niimoodi ta paneb püramiidi, et mis on näiteks oletame, et või top 10, et kui sa helistad sõbrale, sul on mingi seed. Mis on mingi parim vastus, mida sa anda võiksid? Brian Flakes? Ei tea. Ma pole õrnemuga kellest. Aga kes teile veel TikTokis meeldivad? No mina jälgin, ma järgida TikTokist seda, aga Gypsy Rose, ma ei tea, kas sa teate midagi. Kas see on see, kes vanglast vabanes või? Ja ta tuli nüüd reality show'l, tuli teine hooaeg. Kui sul üldse on Gypsy Rose, nagu sa jälgid mind, siis mul on siuke tunne, et kas ma olen also nagu that sort of crazy. Et nagu see skaala nagu just muutus. Ma arvan, et see... Aga kas ta nüüd koos selle teise mehega? Ja nad said just lapse. Ja nüüd tuli teine hooaeg sellest reality TV'st. Okei, kes veel TikTokis on teema muidu välismaa? No see Anna Paul, kes kantseldati just, ma ei tea, kes te teate. Mille eest? Ma isegi ei tea, mille eest. Ma tean, et ta rääkis hästi pikalt, et ta oli hästi vaene ja et tal oli väiksena mitte midagi, aga siis tuli välja, et tuli mingi mega rikas väiksena. Ja siis oli mingi, see minu jaoks tähendabki seda, et mul polnud asju, sest et mul on lihtsalt nüüd praegu nii palju rohkem. Ja ütles ka, et I felt broke. I felt broke nagu. Aga I get it. Ta ütles, et I felt broke ja see on iga... Mikaela? See Meikar. Ja Meikar ja. Ta just tegi oma selle uue brändi. Ja, tahan proovida seda. Tahad või? Tellime. Ma tahan, aga mul tema puhul on see, et miks ta lapsi ei taha, nagu ma ei usalda naisi, kes ei taha lapsi. Ta on mingi 22, see kõlab halvasti, ei jumala, see on mingi jälle. Ta on mingi 22 aastamise, kuigi ta näeb välja minu meelest mingi 40. Ta on 22 ja... Ta on sama nagu mina. Ta on 22 ja 23. Mikaela või? Jaa. See Mikaela Nagira, mis iganes, ta on 20 midagi nagu... Okei, aga Alex Searle hakkab veits ära vajuma või? Mis ta lauda tõi nagu? Mingi peod ja olen noor peenike blond Miamis. Jah. Aga kuhu sa arened? Näiteks ongi see, et ma näen ka suunamudijate puhul, mis võib saada nagu ohtlikuks. Esiteks on see, et info üleküllus. Näiteks mina, kuidas ma kindlustan seda, et nagu
et kõiki kotib jätkuvalt, on see, et salapära ja minu puhul on väga palju salapära. Sa teed nalja või? Sa ei tea mitte midagi päriselt, mis toimub. I swear to God. Ja teine on see, et elukestev areng. Sa pead kogu aeg tegema mingeid uusi nagu samme või samas teisest küljest nagu need, kes on mingi YouTube'is Karin Larven näiteks väga pikalt olnud. Nagu ta elabki seda elu, et ta on mehega koos, teeb süüa, teeb trenni ja võib-olla see ongi see turvaline nagu Õnne 13, et sa tead, mis sa saad sealt. Ega ma ei teinud haiget talle praegu selle. Ma ei tunne teda nii palju. Ma tunne, et ei teinud. Keda te Eestis veel jälgite? Mina jälgin. Minu kuldne trio on sina, Kristine ja Mallu. Mul on teie kõigi need post notification'id, kas ma ei ole ausalt, ma ei ole nii obsessed fan, aga ma veits olen ka. Aga mulle teid kolme, teete actually huvitavat, teete huvitavat asja kõik nagu. Sest ma ise tunnen just seda, et kuidagi ma annan nii vähe endast välja viimasel ajal. Anna rohkem, do more. Ma ei saa. Palun ohverda endast rohkem. Ära pane kõike Payballi taha, vaata. Mis toimub? Mis te arvate, mis seal Emeraldis juhtus? See käib mitte midagi taju. Kas varastasid šampust või? Šampanja. Et selle eest arvad, et nii nagu sellise asja eest saaks keegi kinga või? Jõulupeol haarad mingi pudeli kaasa. Said kinga või? Ma ei tea midagi sellest. See on see, mis sa ütlesid. See on see, mis meedias oli. Mis sa arvad, mis juhtus? Mina küsisin, mis juhtus. Näete, ei tea mitte midagi. Ütlesid? Ei ütle. See vastus tuleb õigel ajal. Ma räägin. Nii, ühesõnaga. Mis ma mõtlen, mis ma veel teiega räägin, oota. Mida sa võime rääkida sellest, mis juhtus, vaata. Ei, ma ei saa, seda ma pean mingi retsi paywalli panema sinna. Ma arvan, et see peab panema mingi full nagu project on it so. Ma tegelikult mul on kõik nagu, plan is in motion juba. Ma ei viitsi teha mingid väikseid sutsakaid siris ja mingi, see tegi seda, see tegi teist. See on nagu liiga üheülbaline. Mul on 2 kõrgharidust, ma pean tegema nagu tähtsamalt seda kõike. Okay. Aga mis muidu üldiselt toimub? No ütleme nii, et väga põnevad ajad on. Ja need on sellepärast põnevamad, et need on ikkagi piisavalt privaatsed. Whatever that means. Mis teie elus toimub? Sul peika on või? Võib-olla. Mis see tähendab võib-olla? Ega see mingi situationship ei ole? Defineeri situationship. Ei, you're wasting your time. Nagu ausalt, kas ta küsib pool üürirahast ka või? Me ei ole koos. Kas ta, mida ta su ellu toob? Situationship, ma ei tea, miks seda öeldud. Ma lihtsalt kehitasin nii sa magate või? Ei maga ka või? Asja eest. Kas ta toob vähemalt? Mida ta su ellu toob? Saadab reile sulle või? Vihkan, kui mehed teevad seda. Saadab lilli või sularaha? Ma olen blokitud Instagramis ikkagi oma vahel. Teie või? Jaa, muidugi. On ju. Vene mees või? Vene mees või? Ei ole. Kusjuures vaata sellepärast, et mina olen see kirglik pool. Tahab ikka kakelda. Kakelda tuleb ka asja eest ikka. Aga tead, viimasel ajal on nii hästi olnud. Mu horoskoop ütleb, et on halvasti, aga mul endal on nii hästi, ma ei tea, kas on mingi delusion või midagi. Aga horoskoop äkki sa oled manic? Ma ei tea, äkki jaa, ma ise tulen nii hea. Aga nagu ma ei tea, kõik on väga hästi nagu viimasel ajal. Kuidagi peace and hearts. Tavaliselt sellistes suhetes mingi 3 nädalat, siis korra pead lahku minema. Kusjuures on väga hästi ikkagi. Nii et. Vana. Kuid on? 24. Siis on normaalne. Me oleme noored inimesed. Jaa. Sinul, Sebastian? Teen mitte midagi. Ma käin koolis, ma käin jõusaalis, ma pelan, ma teen kodutööd. Siis ma mingi korra kvartalis käin joomas. Ja siis ma joon ennast nii purju, et ma ütlen inimestele halvasti, ma tõstan enda häält ja siis on ka niimoodi, et järgmine päev inimesed ütlevad, et ma pean vabandama, siis ma teen vabanduse. Avaliku vabanduse või? Ma olen teinud ühe korra, jah. Mis sa tegid? Ma ei tea, ma siin hallis sõimasin inimesi suitsutoas. Aga see ei ole nagu minu meelest midagi nii uut, aga lihtsalt nii palju inimesi nagu heitis, et see oli seekord nagu problemaatiline. Siis ma mingi okei, kõik saavad vabanduse. Relax! Teate, mis mulle meeldib meie 3 puhul kõige rohkem? See, et me julgeme päriselt olla meie ise. Ja see on minu meelest nii kuidagi oluline sõnum, mida noortele anda, et issa ma tõesti olen millennial ja vana. Ma näen, teie kõrval ma tunnen esimest korda tõesti, et ma olen nagu juba vanem ja targem. Ma tahan poliitikasse minna kusjuures 10 aasta pärast. Seepärast ma natuke nagu taandun sotsiaalmeediast. Teen rohkem meile tavatööd, et inimesed oleks mingi jah. Aga ma tunnen tõesti, ma jätsin nagu mingis mõttes, ma võin öelda, et ma tunnen, ma jätsin skandaalid minevikku, aga midagi nagu jah, tegelikult jätsin.
et vaikselt minna nagu. Skandaalid jälitavad sind niikuinii, ega nad sind rahule ei jäta. No see, et ma bowlingus paar pokaali no see pole skandaal. What's the crime? See on normaalne, see on põhioktavi, hääle oktav läheb kõrgemaks ja võib-olla ütled halvasti huulesina. Siis on midagi parata sinna. Et ühesõnaga, minu 10 aasta plaan on ikkagi see, et ongi tavatööd vahepeal, olen ema on ju, minu ema on edaspidi ka abikaasa ja siis tõesti nagu poliitika, ka päris töö. Mis on teie 10 aasta plaan? Kus sa tahad olla, kui sa oled 30? Kuskil, kus on soe. Ei, tegelikult siin isegi. Ma ütlesin ka, ma hakkan ka mommi blogeriks, kui mul nagu karjäär hakkab allapoole minema. Vaata, kui mina hakkan null vaatamisest. Ma tahan lapse endale lihtsalt. Teenivad hästi, need saavad kõik asjad tasuta ka vaata, mis viga vaata, kõik pampersid, kõik asjad. Sa ära pane mulle mõtteid pähe. No eks ole, ma räägin, see on väga nagu, eriti nagu, kui sa nagu kõike saad üles viimid ja kui laps on ilus. Siis on väga hästi. Aga siis ma ei tea, siis ma ei postita. Ma pärast ütles, et ma pärast. Siis on blurred nägu, et tema privaatsust varvata. Sellest ma ei saa aru. Esiteks, oota 2 nalja, mis mul tuli lastega meelde. Esiteks, miks seda nägu udustatakse? Sa paned nagu pilt, see on umbes sama nagu Meghan Markle ja Prince Harry läksid nagu worldwide privacy tourile. See on täpselt sama, kui sa udustad lapse näo. Ja teine asi, õige nali, mis ma nägin eile TikTokis on see, et umbes see, kui emad on mingi aitäh oma lapsele, et aitäh, et sa valisid meid ja õnnistasid meid. Ja siis on see inglise keeles mingi no Janice, sa lihtsalt sind rootoogiti eelmise aasta jaanipäeval. Mitte sa mingi laps valmis korda sinuda tulla. Mina olen nõus sellega, et ei tohiks lapsi näidata sotsiaalmeedias. Mu enda ema kogu aeg postitas mind oma mingi Orkutisse Facebooki, kui ma olin nagu väike. Ja siis ma kogu aeg palun ära postitamas piltist. Et ma võin postitada, kui ma tahan. Ja siis hiljuti oli mingi juriidiline case ka, kus mingi laps üritas läbi vist nagu kohtu saada oma ema, et ta võtaks oma pildid maha, aga see ei saa midagi teha, sest et sellel lapsel ei ole ju enda nagu... Kas ta on teovõimeline? On ta nagu täiskasvanud? Vist, ta oli vist äkki mingi 13-aastane midagi taolist. Selles mõttes, et siis aga kuidas kohus seda ei arvestades, see tegelikult on delikaatsete isikuandmete jagamine? No jaa, aga sul ei ole ju enda nagu identiteedi üle õigust. Ja just, et ongi, et ema ju vastutab selles mõttes juriidiliselt tema eest, aga kas kohus tegi ikkagi selle otsuse ära, sest see on nagu eriline asjaolu, et ma ei ole täpselt ka kindel selles. Sest näiteks, kui vanemad lähevad lahku ja laps nagu tugevalt tahab minna ühe poole, siis kohus ikkagi arvestab seda. No jaa, aga sellel vist, ma arvan, et seal pole mingi precedent siis üks asjale, et laps nüüd otsustab. Ja Eestis oli see või? Vist küll, jah. Me koolis arutasime selle kohta. Eestis või? Päriselt? See keegi kirjutas minu meelest isegi uurimustöö selle kohta eelmine aasta. Või lõputöö, sorry. Ja tegelikult ei olegi midagi teha, sest tema ju vastutab nagu tema eest. Aga ma 100% on tähtsest. Aga ta saab hiljem, ma eeldan, küsida mingit kahjuhüvitist, aga see on juba täiskasvanuks saanud. Kui ta on täiskasvanuks saanud, just, aga siis ta võib olla aegunud juba. Jah. No. Okei, ja 10 aasta pärast sina tahad kus olla? Ma olen suht õnnelik enda eluga praegu, et kool võiks olla lõpetatud, see aasta peaks läbi saama selles mõttes. Kui ma koolis enam ei käi, siis ma tahaks kinnisvara mingiks soetada endale elamiseks. Ja selleks on raha vaja, kuidas sa seda raha teenid? Let's see, jah. Ma ei tea. Eestis elada? Jaa, ma ei näe ennast realistlikult kuskil maal elades, kui ma elasin hästi pikalt USA-s väiksena. Aga kui ma nüüd mõtlen USA peale, siis kardan, et ma saan mingi kuulisel kuskil lihtsalt nagu. Eas isegi nagu puhates, ma käisin mingi paariks nädalaks paar aastat tagasi, siis isegi siis oli täpselt siuke, et nagu väga kõhe tunde oli kogu aeg seal olles, täpselt siuke nagu ohtlik, ma ei tea, et Eesti on mõnus, turvaline, hea, ja lisaks Tallinnas elades mulle väga meeldib see, et igale poole saab jalutada. Vähemalt, kui sa nagu kesklinna kandis oled. Sama, kuulge aitäh teile tulemast megalahelidega rääkida. Nagu Mari-Liis, sind ma olen jälginud, või jälgin ja mitte jälginud juba pikalt ja aitäh sulle, et sa seda mimmu kõmu sa tegid väga-väga hästi, et nagu helistades seda, et mul oli ilmselgelt valus ja ma olin nagu mingi all the receipts are here, sa jäid väga objektiivseks ja see amet sobis sulle, selle kõmu kajastamine, sa olid äärmiselt hea ajakirjanik, paremad kui paljud teised ajakirjanikud, kes kuradi eetikast ei tea mitte midagi on ju, et sa tegid seda tõesti väga hästi. Ja mulle meeldib sind jälgida, sest you're fun. Sa elad kuidagi elu nii, et sina otsustad. Ja see on lahe. Mulle meeldivad need laupäeva hommikused storid kõige rohkem. Ja ma ei hakka teist ütlema, aga pärast ütleb, mis meeldis. Ja samamoodi, Sebastian, sina ole edasi see warrior, kes sa oled. Mulle väga meeldib, mis sa ütlesid ka, et te mõlemad olete väga ülikooli kuidagi, ülikool. Ja et te lubate inimesi enda ellu, et te teete seda kuidagi edasi,
et keep on going ja aitäh tulemast. Ma annan teile kingitused ka ja jälgige siis te kindlasti ka nii Instagramis kui TikTokis. Teil on vist mõlemat on oma nimega või? Noh, Hundiala vesi on mul ja hundi kutse on õige kokku tulla. Ja õige. Aitäh. Tšau. Järgmise korrani.